käib. Opadi, sealt tulebki rada siia Metsikusse läände Reereko ja me vaatame lähemalt. Siin on tegelikult laud, grillid, jutte vesta õhtul ja vaadata tähispäevast. Nii et ükski müra ega elekter ega vidin ega plidin ei sega. Selle koha mõte on see, kas ühest või allikalt viimane ehe kant. Lähme vaatame tubadesse, kuidas need kojad välja näevad. Tulge kaasa. Ja puud saad ise teha. Ei ole mingi poputamine. Kelle käes see on, see räägib. Ei mingisugust peenutsemist. Väga ürgsesse kotta. Kuni 30 inimest piknikulaudade taha. Küünlad, lõke, toitlustaja võib tulla ka. Grill, potsikud, kedad, grillid, küpsetad, lauad söömiseks ja mitte nii nagu Valgel mehel, et 2 ahvi räägivad terve eetri täis ja natuke teistmoodi elu. Joogid on river külmas. Elektrit siin ei ole. Vot selline väga rustikaalne, tore koda. Meil on gaas, lihtne, mõnus, isegi tikud on majas. Siin on meil magamistuba 10 inimesele. Tulge, lähme vaatame. Tere hommikust. Ja naabrinaised on öö läbi tuld hoidnud. Lõke põleb, nii ja soe magamiskott. Valmis päevaks Metsikus läänes. Siin olen. Tere tulemast tagasi. Lähme vaatame, äkki sa oled hoopis selles kojas. Siia mahub 4 inimest vabalt magama. Ahju saab tõsta sinna välja keskele lõkke kivide vahele. Päris elav tuli keset tuba, aga siis peab ise olema valves, kui seda romantikat tahad nautida. Hopsti, siit on selline. No vot, kui vahva on siin veel. Opadi, vaatame siia ka. See on selline telk, kuhu enamasti majutub 2 inimest. Diivan käib voodiks ja siin 2 inimesel privaatne ja suhteliselt suur ruum. Tegelikult mahub siia ka isegi kuni 8 inimest magama. Sädemevõrguga selline kiviring, busskrafttool, väga mugav. Naabrinaine istub seal pool. Saate üle lõkke juttu rääkida ja kõik on turvaline. Laternad, seal käib teine veel. Keegi läks sellega jalutama. Kokku siis 3 telgis on 25 inimest täis maja. Esimeses 11, teises kuni 6 ja siin kuni 8 inimest. Sinna mahub ka. Ja võimalus on ka 200 või rohkemale inimesele majutuse. Aga koht on mõeldud ise ikkagi kuni 30, sest 31 hulgas on juba see üks, kes ei saa hakkama sääskedega ja taha magamiskotis magada ja lõkke suits ajatada peast hulluks. Koht on tõsistele tegijatele. Siin on meil tegelikult veel üks koda, eks ole? See on muuseum, Bushcraft esemed ja indiaani teemaline väike väljapanek. Kõik on ehe, ei ole kuskilt temust tellitud kilakola, vaid ise tehtud Bushcraft esemed ja indiaani stiilis voodid. Selle laua tegin ise raski kuusest. Siia mahub kuni 16 inimest ja taevas on tähed õhtul. Neid vaatamegi ja telefonid on ammu tühjad juba õhtuks. Siis on nii, nagu peab olema.